Head kuulajad, mulle esitati rida küsimusi, millele püüan nüüd ka vastata. Esimene küsimus oli, mida õpetab Uus Testament, piibel, abielu kohta? On see liit maiseks eluks või igavene? Ka seda võib võrrelda lepingulise suhtega. Jeesus kordas Vanas Testamendis öeldut, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. 1. Moosese 2:24. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Matteus 19, 5-6 ja Markuse 10, 7-8. Abielu on liit maiseks eluks. See järeldub Jeesuse ütlusest surmajärgse olukorra kohta. Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Markuse 12:25. Abielu on lepinguline suhe. Kristlik abieluleping on pühalik siduv kokkulepe, mis on sõlmitud Jumala ees ja ühiskonnas. Esekiel kasutab abielu ideaalkuju võrdlusena Jumala ja Iisraeli vahelise suhtest. Esekieli 16:8. Pauluse jaoks on abielu võrdkuju Kristuse ja koguduse suhtest, kui ta kordab, seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. See saladus on suur, ma räägin Kristusest ja kogudusest. Efesuse 5:31-32. Veel toob Paulus rääkides koguduse ja Kristuse suhtest võrdluse abielust, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega. Kuna ma olen teid kihlanud üheainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. 2. Korintuse 11:2. Teine küsimus. Mida õpetab Uus Testament abielu lahutuse kohta, sealhulgas millistel puhkudel lubatakse lahutada? Jumal kavandas abielu kestvaks liiduks. Nii Jeesus Matteuse 9:5 kui Paulus Efesuse 5:31 tsiteerisid ja kirjalõiku 1. Moosese 2:24 kui abielu põhilist eeltingimust. Põhimõtteliselt ei anna Uus Testament teist seisukohta, kui et Jumal vihkab lahutust. Jumala suhtumist abielu lahutusse ei ole kuskil selgemalt kirjutatud kui Malaaki raamatu 2. peatüki salmid 14-16. Jeesus keelas lahutuse, mis ei ole Jumala tahe. Ta tegi selle selgeks Matteuse 19, 5 ja 6 ja Markuse 10, 6-9. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Abikaasa või abikaasad, kes on vastutavad abielulepingu lõhkumise eest, on süüdi abielu rikkumises. Markuse 10:11. On üldine tõsiasi, et abielu lahutus ei jäta kahjustamata inimesi, kes seda läbi elavad. Samuti ei jäta see kahjustamata perekonnas olevaid lapsi. Lahutus ei olnud osa Jumala algsest kavatsusest inimkonna jaoks. Tema eesmärke abielus takistab see, kui abieluleping murtakse. Jumalikku eesmärki saab ellu viia ainult siis, kui mees ja naine alistavad endid Kristusele ja teineteisele, nagu kirjeldatakse seda Efesuse 5:21-31. Lahutust reguleeris Moosese seadus. Vana-testamendi seadus tunnistas tõsiasja, et Iisraelis leidusid aset abielulahutused, nagu ka paljud teised
maailmale omased patused eluviisid. Seaduse reguleerivat loomust on näha Jeesuse ja variseride vastandumises. Variserid ütlesid, et Mooses käskis mehel anda lahutuse tunnistuse oma naisele, lubades teda seeläbi naisest minema ajada. Mattuse 19, 1-9. Jeesus tõi välja, et Mooses ainult lubas neil oma naisest lahutada, aga isegi mitte igal põhjusel, mida üldiselt sel ajal harrastati. Mattuse 19, 3, 7, 8. Jeesus toetus 5. Moosese 24. peatüki algusele, kus on juttu lahutusest, kus on ka heebrea keeles lihtne järjestus, mis ei käsi lahutada, vaid lihtsalt tunnistab, et seda juhtub teatud olukordades. Mattuse 19.8 Jeesus vastas neile, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul aga ei olnud see nõnda. Markuse 10.5 Jeesus ütles aga neile, teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu. Ja seda kõva südant esineb ka nüüd ja ilmselt see vajab siis ka vastavaid regulatsioone. Paulus keelas kristlikel paaridel lahutuse, aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid issand, naine ärgu mingu mehest lahku. Kui ta aga siiski on lahutatud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära ja mees ärgu hüljaku naist. Paulus tunnistas, et mõned kristlased lahutasid, kuid nähtavasti mitmetel põhjustel. Seega ta käskis, et neil juhtudel nad hoiaksid lahti leppimise tee. See nõu on mõistetav, kui mõlemad on kristlased. Neile mõlemale rakendub koguduse või vastavalt pühakirja kord. Edasi aga ütleb Paulus, aga muude kohta ei ütle issand, vaid mina. Kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end naisest. Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest, sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi. Sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi. Sellistel juhtudel ei ole vend ega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus. 1. Korintuse 7, 12-15. Keda nüüd Paulus mõtleb muude all? Kontekstist on näha, et teine pool ei ole usklik. Kuid kas Paulus sellist kooselu üldse abieluks peab? Kas uskmatuga kooselu on võrreldav vabaabieluga või muu sarnasega? Selles osas on üsna palju eriarvamusi. Paulus keelas kristlastel võtta initsiatiivi lahutusel pelgalt seetõttu, et nende abikaasa oli uskmatu. Kui uskmatu abikaasa on kindel, et ei soovi kooselu jätkata, ei peaks usklik pool teda iga hinna eest kinni hoidma. Sellistel juhtudel võib mahajätmist kaudse vihjena tõlgendada kui alust abielu lahutuseks ja ka uuesti abiellumiseks. Jeesus lubas kristlastel algatada lahutust liiderdamise põhjusel. Mattuse 5.32, 19.9. Kreekakeelne sõna nendes kirjakohtades tõlgitakse liiderdamisena on porneia, mis kindlasti hõlmab abielu rikkumist nende ütlemise kontekstis. Porne oli prostituut,
Porneia on lai termin erinevate seksuaalsete amoraalsuste kohta, mis on tihti harjumuslikud enne ja pärast abiellumist. Jeesus andis võimaluse lahutuseks ainult konkreetsetes olukordades, mis olid seotud liiderdamisega. Ent samas tuleb rõhutada, et ta ei andnud käsku lahutada, kuna selline tegevus välistaks igasuguse võimaluse omavaheliseks leppimiseks. Harva, kui üldse, annab mõni konkreetne kirjakoht tõe kõiki aspekte, ükskõik millisel konkreetsel teemal. Et jõuda tõe mõistmiseni, peame lähtuma piibli tervikust ning sellest, mida see õpetab. Lahutusega seotud olukorrad, millest pühakiri meile otseselt ei räägi, vajavad hingehoidlikku käsitlemist. 3. küsimus. Kuidas käsitletakse Uues Testamendis lahutatute uuesti abiellumist? Millistel puhkadel seda lubatakse? Jeesus õpetas, et lahutus ja uuesti abiellumine on abielu rikkumine. Jeesus lisas erandi abielu mitte rikkunud poole kasuks. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma naise muul põhjusel kui liiderdamise, porneia pärast minema ajab, teeb oma naisest abielu rikkuja. Mattuse 5.32, Mattuse 19.9 võib ka vaadata. See näitab, et abielus isik, kes lahutab seksuaalsest kõlvatust teinud abikaasast, ei tee oma abikaasast abielu rikkujat, kuna eksija on juba süüdi abielu rikkumises, ta juba on abielu rikkuja. Samuti ei riku abielu uuesti abielludes see abikaasa, kelle vastu on pattu tehtud. Loomulikult tuleks tähele panna, et see liiderlikkus, porneia, viitab tihti korduvale kõlvatusele. Seega ei tuleks seda erandit vaadelda kui käsku lõpetada toimuv päästetav abielu, mille on rikkunud üks traagiline taktitu tegu. Paulus lisas ka erandi abielu mitte rikkunud abikaasa kasuks juhtudel, kus uskmatu pool ei tahtnud elada abikaasaga, kes oli saanud usklikuks. Seal soovitas Paulus, kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis lahkugu pealegi. Sellistel juhtudel ei ole vend ega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus. 1. Korintuse 7.15. Mitte orjastatud, see on tugev väljend, mis näib tähendavad, et usklik on vabastatud. See näib tähendavat olevat see, et usklikul on vabadus uuesti abielluda. Pealegi ei maksa unustada, mida Paulus ütles vallalistele ja leskedele, ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abielluga, sest parem on abielluda, kui himudes põleda. 1. Korintuse 7, 8, 9. Erinevaid arusaamu on põhjustanud Paulus ütlus, kui sa oled naisega seotud, siis ära püüa vabaneda. Aga kui sa oled naisest valla, siis ära otsi naist. Aga kui sa ka abiellud, sa ei tee pattu ja kui neitsi abiellub, ta ei tee pattu. Kui tihulikku viletsust saavad niisugused küll kannatada, mina ka säästaksin teid. 1. Korintuse 7, 27, 28. Mida tähendab see sõna valla? Lelysai apokünaikos. See otsetõlkes on naisest lahti seotud. Ilmselt mõtles Paulus siin lahutamist, sest leskede kohta kasutas ta sealsamas teist sõna hera. Jah, Rooma 7.1-3 on öeldud, vennad, kas te siis ei tea, ma räägin just seaduse tundjaile, et seadus valitseb inimese üle nii kaua, kui inimene elab.
nii on abielunaine seadusega seotud mehe külge, kuni mees elab, aga kui mees sureb, on ta saanud vabaks mehe seaduse alt. Seepärast, kui naine mehe eluajal on teise mehega, nimetatakse teda abielurikkujaks. Aga kui mees sureb, on naine vaba seaduse alt, nii et ta ei ole teisele mehele minnes abielurikkuja. Nüüd selle kirjakoha konteksti uurimine näitab, et Pauluse mõte oli illustreerida uskliku vabadust seadusest lähtuvalt. Seega oli naine seotud mehe külge seni, kui ta elas, kui mitte mees ei valinud temast lahutamist. Pauluse mõte on näidata, et usklik on seadusele surnud ja nüüd ta elab, et teenida vaimu uuel viisil. Seega ei soovita selle kirjakohaga selgitada lahutuse ja uuesti abiellumise probleeme. Iga seaduse tundja mõistis, et seaduspärane lahutus lõpetas abielu ja see edasi ei kehtinud. Uuesti abiellumine pani maksma uue abielulepingu. Pühakiri teeb selgeks, et eksivad abikaasad, kes abielu rikkudes murravad oma abielulepingut. Pühakiri ei pane lepingu lõpetamise süüd abielu mitte rikkunud osapoole peale. Muidugi on keerukas küsimus, kuidas hinnata, kes on süütu pool. Ja üldiselt võib olla süüd on rohkem või määral ikka mõlemal. On levinud arusaam, et Jeesus eeldas, et need, kes lahutasid abikaasadest teise poole abielu rikkumise või hülgamise tõttu, olid vabad uuesti abielluma. Aga kas see seisukoht on päris põhjendatud? Siin on jällegi eriarvamusi. 4. küsimus. Kas usklikuna abielu lahutanud ja uuesti abiellunud inimestel on võimalik olla osa kogudusest, kui nad kahetsevad või elavad nad abielu rikkumise patus kuni elu lõpuni ja ei saa kunagi enam liituda kogudusega? Põhimõtteliselt on ju koguduse liikmeks olemine avatud kõigile uuesti sündinud usklikele. See hõlmab kindlasti neid, kes on olnud lahutatud ja uuesti abiellunud. Aga tõsi on see kahetsus, meeleparandus. Olen nõus, et kristlaste seas on inimesi, kellele olid sügavad probleemid oma abielus ja nad lahutasid abielu enne kristlaseks saamist. Need inimesed võiks võtta kohalik kogudusliikmeks ning nende abieluline minevik jäetakse siis issanda kätte. 1. Korintuse 7. Vennad, püsigu igaüks Jumala ees selles, milles ta on kutsutud. Salm 24. Koguduse juurde tuleb aeg-ajalt inimesi, kes elavad mitteabielususes kooselus. On nad siis usule pöördunud või usule tagasi tulnud. Ja küsimus on, kuidas mõista Pauluse ütlust ja kuidas tõlgendada see muudele. Olen nõus, et vaja on aidata neil palvemeelsuses oma suhted ümber hinnata ja liikuda kas seadusliku abielu või eraldatuse ja vooruslikkuse poole enne liikmeks saamist. Kui see aga osutub erandjuhtudel võimatuks, siis võiks soovitada koguduse juhtkonnal teha selliste inimeste kogudusse liikmeks võtmise osas otsus oma parima vaimuliku arusaamist mööda. Lahutatud ja uuesti abiellunud usklikel on samaväärne võimalus kõigi pattude kahetsemiseks ja meele parandamiseks ja selliselt siis selliste inimestena koguduses teenimiseks. Sageli ei ole enam võimalik pöörduda
endise abielukaasa juurde ega selles mõttes meelt parandada, et taastada eelneva abielu. Sel juhul lõhutaks ju ka olemasolev abielu või on eelmine abikaasa ka juba uuesti abiellunud. Küll aga tuleks tõeliselt meelt parandanud usklikele olla hingehoidlikult toeks nende kristlikus elus ja endide põhiseks teenimiseks ning mitte suhtuda nende kristlikku potentsiaali ja teenimisse alahindavalt. Nüüd piiratud võivad olla vaimuliku juhi ja õpetaja teenistuses olemine, nagu kirjutab Paulus. Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks. 2. Korintuse 6.3. Ja viimane 5. küsimus. Mida õpetab Uus Testament usklikuna abielu lahutanud ja uuesti abiellunud pastori võimalusest oma ametis jätkata? Pastori amet on avatud uuesti abiellunud inimestele, kes olid lahutatud ja uuesti abiellunud enne usule pöördumist. Kas ka abikaasa truudusetuse tõttu või uskmatu lahkumise tõttu uskliku juurest. Traditsiooniline koguduse kauaaegne vaatenurk on, et vanemad ja diaakonid ei tohi lahutada ja uuesti abielluda. Paulus ütleb, ülevaataja peab siis olema laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõõdukas, kombekas, külalislahke, osav õpetama. 1. Timoteuse 3.2 ja nii edasi. Ühe naise mees. Seda võib mõista, et piiskopid, pastorid, diaakonid on seksuaalselt ustavas, heteroseksuaalses ning monogaamses abielus. Üldjuhul ei saa vaimuliku ametis olla isik, kes on lahutanud abielu, välja arvatud, kui lahutus toimus enne usule pöördumist. Kas ka eks-abikaasa liiderlikkuse tõttu või uskliku hülgamise tõttu uskmatu poolt, kas ka sel juhul? Selles osas mõistan, et võiks arvestada Jeesuse poolt antud sõnumit Peetrusele, Mattiuse 16.18. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Koguduse elus esineb küllalt olukordi, mille suhtes meil puudub selge toimimisjuhis. Ja sellised olukorrad võivad olla tingitud nii erinevast kultuuriruumist, erinevatest traditsioonidest, kus siis kogudused tegutsevad. Kui pidada silmas vastavaid heebrea ja aramekeelseid sõnu, mis on siis Uues Testamentis edasi antud kreeka keeles, siis peaks teo antud seoses tähendama mitte köitma või siduma, vaid midagi keelatuks tunnistama. Ja sellele vastaval peaks lüo tähendama mitte lahti pääsma, vaid midagi lubatuks tunnistama. Nii on väljendanud teoloog Theodor Zahn. Kogudus ei saa mitte kunagi iseseisvaks otsustajaks, vaid ta võimalus on otsida Jumala tahet ja vastavalt sellele otsustada. Näite selle kohta leiame apostlite tegude 15, 6-21. Seal oli nõndanimetatud apostlite kontsiil. Seal on apostlite ja vanemate otsus nõuete osas mittejuutidest kristlaste kohta. Püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et enne otsuse langetamist tuleb saada teada, milline on selles küsimuses Jumala tahe. Kõigest eelnevast võib mõista, et nendes küsimustes, mille osas puuduvad nii Jeesuse kui ka apostlite selged seisukohad, on kogudusel õigus
koguduse praktilist elu korraldada, selle jaoks norme seada ja neid muuta. Seejuures erinevate koguduste otsused võivad olla üsna erinevad. Seda nii kogudusliku elu kui ka koguduslike karistuste otsuste suhtes. Oma suunav tähendus on ka koguduste liidu otsustel. Aga jah, siin on minu küsimus, kas konverentsi otsuse näiteks 1 häälega ülekaal on piisav otsustamiseks. Arvan, et see hääle enamus peaks olema siiski suurem. Kuid kõige selle juures on vaja otsida Jumala tahet. Oma otsuste tegemiseks on vaja vaimulikku selgust. Ning püha vaim pakub selleks oma abi. Juba õpetussõnade 16. peatüki alguses on öeldud: inimesel on küll südame soovid, aga issandalt tuleb, mida keel peab kostma. Tänan tähelepanu eest.